Minu nimi on Joosep Püüa ja mina olen tänase päeva moderaator. Ja alustuseks ma peaksin väikese avakõne. Praegu on 3D printimine üks sellist tehnoloogiad, mis on aina rohkem ja rohkem saavutanud meedia tähelepanu. Aga mis on selle ühe suureneva tähelepanu põhjuseks? Vaadates näiteks 2014. aasta Gartneri uuringut Hype Cycle of Emerging Technologies, saame me tõdeda rõõmuga, et 3D printimine on jõudmas platoole. Siis väikse märkusena, et kes ei tea, et Gartner on siis maailma üks juhtivaid ärikonsultatsiooni ettevõtteid, kes teostab iga-aastaselt erinevaid analüüse ja uuringuid, ja nende uuring Hype Cycle of Emerging Technologies on just sihitud uutele tehnoloogiatele, et mis seisus nad on, kas nad on stabiilsed, kas nad on ja samamoodi nad ka ennustavad siis, et kui palju läheb hinnanguliselt aega nende küpsuse saavutamiseks. Ja seal uuringus platoo on juba see seis, kuhu jõudnud tehnoloogiad kuulutatakse küpseks. Ja 3D printimise suhtes on see väga hea. Juhtusin hiljuti lugema ühte artiklit, õigemini blogipostitust, mille autoriks oli 3D Print UK üks asutajatest Nick Allen. 3D Print UK on Suurbritannias baseeruv ettevõte, mis tegeleb professionaalse 3D teenuse ja 3D printimise, 3D disaini ja 3D printimise teenuse pakkumisega. Ja blogipostitus rääkis sellest, et 3D printimise ümber olev overhyping on tõusnud meeletult. Et nagu me kõik täna teame, on eelkõige siis meedia tähelepanu keskmes tavakasutuseks mõeldud 3D printimine. Inglise keeles on siis desktop printers ja selle tavakasutuseks mõeldud 3D printimise kontseptsioon on iseenesest ilus. Sa ostad endale taskukohase printeri, viid selle koju ja valmistad ükskõik mida plastikust üldjuhul. Aga tänu selle kontseptsioonile on ka tekkinud sellised müüdid, et osta endale printer, avatehas oma kodus. Või osta endale printer ja mitte kunagi sa ei pea vaeva nägema varuosade otsimisega. Läheb midagi katki, prindid lihtsalt uue, pole probleemi. Aga seesama blogipostitust, millest ma rääkisin, tõi väga hästi välja need nii-öelda punktid, miks need müüdid ei vasta tõele. Sest olgem ausad, vaadake end ümber, kas siis siin täna või oma igapäevases töökeskkonnas või kodudes, et kui palju te näete detaile, esemeid, mis koosnevad täpselt ühest materjalist. Ja seejuures suure tõenäosusega võiks need olla ka plastikust. Ei ole ega ju. Võib-olla mõned üksikud. Mobiili ümbrised. Aga ilmekas võrdlus võib-olla siis selle tavakasutuseks mõeldud 3D printimise puhul on seotud leivaküpsetusahjudega. Et kui 90-ndatel jõudsid turule esimesed taskukohased leivaküpsetusahjud, siis tekkis selle järgi buum. Kõigil oli neid vaja, sellepärast kes ei tahaks värsket, ise küpsetatud sooja leiba. Inimene ostis endale masina, raiskas seal kuskil 5-7 eurot materjalide peale, tastis need materjalid endale koju, kulutas aega seal selle tainaga tegelemise peale, lõpuks pani selle ahju ja tulemuseks tõesti suurepärane maitsev värske leib. Hommikul ärkad, sooja leiva lõhn tuleb ninasõõrmetesse, milline tüll, eks ole. Aga selle buumi või selle nähtuse kurb tõsiasi oli see, et 2 nädala pärast enamus neid masinaid vedeles juba inimeste köögikappide kuskil tagasahtlis ja söögiks tarbitav leib osteti ikkagi 1 euro eest poest. Ja mul tundub, et näiteks nende 3D printeritega, just nende samade tavakasutuseks mõeldud 3D printeritega, toimub praegu täpselt sama asi. Nüüd te kindlasti kõik mõtlete, et mis mõttes siukene kriitikse ette pandud avama konverentsi. See vend ju, ta ju vihkab 3D printimist. Otse vastupidi.
Tegelikult olen ma hästi suur 3D printimise fänn ja entusiast. Tegelen sellega nii eraelus tegelen sellega kui ka ettevõtluse kaudu. See, et ma kahtlen, et 3D printerid jõuavad 5 aastaga meie kõigi kodudesse ja ohustavad mingil määral suurt professionaalset masstootmist, ei tähenda seda, et ma ei näe sellest tulevikku. Otse vastupidi. Ma olen enam kui kindel, et tööstusharud nagu tootearendusest prototüüpimine või siis väikekogustes seeriate tootmine või siis meditsiinis kindlasti ja ka lennunduses. Iga päev kasvab 3D printimise osakaal üha enam. Ja seoses selle kasvuga kasvab ka nende kasu, mida nad sellest saavad. Nagu ma ütlesin, ma tegelen ka ettevõtluse kaudu 3D printimisega ja siis tegelikult on juba täna Eestis ettevõtteid, kelle äri siis peatäielikult sõltub 3D printimisest. Neid on valdkonniti siis nii tootmises, disainis, kunstis, mingil määral ka meditsiini ääre peal, mitte küll päris, ma ütleks, et arstid, aga peaaegu. Ja tuginedes siis oma kogemusele, saangi ma tegelikult öelda, et juba täna on meie juures käinud väga palju erinevaid ettevõtete ja valdkondade esindajaid, kes on otsinud abi 3D printimisest. Olles siis selle 3D printimisega nii tihedalt seotud, nagu ma räägin, jälgin ka ma neid uudiseid, mis selle tehnoloogia arengutega kaasas käivad. Ja võib-olla üheks suurimaks uudiseks, mis üle-eelmisel nädalal minuni jõudis, ma arvan tegelikult paljudeni teist, kes ka pingsamalt jälgib seda, oli põhjustatud sellise USA ettevõtte poolt nagu Carbon 3D. Tegemist on siis sellise, võrreldes teiste suurte mängijate kõrval pigem väikese ettevõttega, kes tulid üle-eelmine nädal TED Talkil välja uue tehnoloogiaga, uue 3D printimistehnoloogiaga. Nad nimetavad seda clip-tehnoloogiaks. Ja mille poolest nad erinevad? Kindlasti on seal miljon väikest detaili, mille poolest nad erinevad, aga 2 põhilist erinevust. Esiteks, nad suudavad printida 25–100 korda kiiremini, kui praegused printerid seda teevad. Ja teiseks, nad suutsid ära kaotada 3D prinditud detailide kihilisuse. Ja nii kiirus kui ka see kihilisus detailides on tegelikult, ma julgen isegi väita, et üks suurimaid probleeme 3D printimisest täna, sest kihilisusest tulenevalt olid alati 3D prinditud detailidel teatud puudujäägid. Ja Carbon 3D esindajad, õigemini nende tegevjuht, on oma uues tehnoloogias nii kindel, et seal TED Talkil ta nimetas praegust 3D printimist mitte 3D printimiseks, vaid 2D printimiseks, mida lihtsalt tehakse hästi palju kordi järjest. Ja minu jaoks mitte, et ma nüüd ei räägi sellest uudistest teil selleks, et neid nüüd kuidagi neid üle reklaamida, vaid mis minu jaoks selle uudise puhul võib-olla kõige suurem väärtus oli, on see, et sellised väikesed mängijad turul võiksid olla nii-öelda kiirenditeks või nendeks utsitajateks ka suurte mängijate seas, et ka nemad panustaksid rohkem just selle tehnoloogia enda arendamises ja mitte selle peale, et me tuleme see aasta kõvema printeriga välja kui teil, aga kontseptsioon on sama, et see kihiline detaili ehitamine. Ja vaadates seda kiiret või seda hüpet, mida nemad suutsid teha, võib juhtuda, et mõne aasta pärast siin tullakse välja tehnoloogiaga, mis võib-olla astub isegi CNC-pinkidele kandadele. Julge oletus, aga siiski. Ja kokkuvõtteks siis, et ma ise olen tutvunud nende materjalidega, mis meil täna siin konverentsil hakatakse esitlema ja ma loodan, et ma julgen väita, et selle konverentsi eesmärgiks oleks siis anda meile selline sisend selleks, et me saaksime teada nendest võimalustest ja võimekustest, kuidas seda 3D printimist oma äris siis efektiivselt lõpuks ära kasutada. Et sellest on olnud hästi palju juttu, aga täna me võiksime saada küsimused vastustele nagu esiteks siis, kas tõesti see meediakära selle 3D printimise ümber on seda väärt. Teiseks, meil on siit
2 hästi suurt 3D printerite tootjate esindajat täna üles astumas. Et ma loodan, et te ka küsite nende käest küsimusi, et teada siis lõpuks saada, et mida nende nad on põhimõtteliselt 3D printimise lipulaevad, et mida nende toodang meil võimaldab saavutada. Ja samamoodi arvatavasti igavesti kestvajav küsimus, kas osta endale printer või tellida teenus. Ja võib-olla veel lõpetuseks siis annavad meile kõige suurema sellise suuna kätte meie endi keskelt Eesti ettevõtjad, kes jagavad oma kogemuslugusid siis 3D printimisega oma ettevõtluses. Et aitäh, sellega ma lõpetaksin oma selle ava jutu ja räägiks natuke administratiivsest poolest. Et nii. Et kõigepealt mul käisti ära märkida, et need, kes soovivad päeva lõpus ringkäiku Mektoris, selline ekskursioon koos giidi asjadega, et siis kohvipauside ajal seal ees, kus te saite nimesildid, saate nimed ilusti kirja panna. Kui see räägitud, siis natuke päevakavast. Et teil on kindlasti laudade peal kõik see ilusti tegelikult see kava ees, aga ma ikkagi räägiks üle, võib-olla keegi ei viitsi lugeda. Et esimene pool, enne kohvipausi, esinejad siis proovivad oma ettekannetega anda meil ette hetkeseisu 3D printimise turul ja see 3D printimise võimekusest. Nad räägivad olemasolevatest printeritest, millised on võimalik Eestist osta ja samamoodi ka materjalidest, mida nad kasutavad. Pool 12 on meil siis kohvipaus, võimalus tutvuda printeritega. Iga printeri juures peaks olema ka, või vähemalt ruumi kohta peaks olema ka inimene, kelle kes saab siis küsida, et milleks need printerid on ja mida nad suudavad. Sellele järgneb sessioon 2 ettekandega, mis peakski selgeks tegema, et kas siis osta endale printer või mitte. Siis tuleb lõuna, saate ilusti süüa, saate jälle tutvuda 3D printeritega ja siis tuleb päeva võib-olla see suunanäitajad tulevad. Et nemad räägivad meile siis oma kogemuslugudest, et kuidas nemad on juba täna reaalselt realiseerinud 3D printimist oma äris. Ja päeva lõpus toimub siis arutlusring, kus on esinejad on ilusti seal lehtede peal teil kirjas, kus me proovime jõuda siis selgusele, et mida on vaja selleks, et kiirendada Eestis 3D printimise arengut. Et aitäh!